Mina olen siis Maret Kaller Võrtsjärve sihtasutusest ja ütlen kohe siis ära, et minu eesmärk on siin natukene ka siis kutsuda loodusturismi ettevõtjaid sellele üles, et kasutaksite rohkem ära Võrtsjärve potentsiaali ja tuleksite, vaataksite üle, mis meil on piirkonnas ja äkki oskate aidata meil kokku panna huvitavaid tooteid, teenuseid, on ka juba mõningaid koostöid, mida me teeme, näiteks firma 360 kraadi teeb meiega koostööd, aga potentsiaali piirkonnal on kindlasti palju rohkem. Kõigepealt siis Võrtsjärve väravad, need on need kohad Võrtsjärve ääres, kus siis iga inimene, avalik puhkeala, kus iga inimene saab tulla, saab seda ala kasutada. Nendes alades on võimalus infot saada, on telkimise ja erinevate teenuste võimalusi. Võrtsjärve matkajuhi vahel on selline kaart, kus need alad on siis kollasega märgitud. On ta õigetigi? Et nagu näha, need on tõesti Võrtsjärve igas küljes, et olete oodatud uudistama. Võrtsjärve sihtasutus pakub juba 5 aastat kalepurjeka retki Võrtsjärvel. Kalepurjekas on traditsiooniline kalapüük purjekas. Purjeka peal pakume turistidele siis angerjasuppi ja suitsulatikat vastavalt tellimisele. Ja nüüd kuulates üle-eelmist esinejat, siis sellel pildil on üks viga, et see purjekas peab siis nagu tulema meie poole, mitte minema meie poolt. Et me püüame ennast parandada. Ja laua taga istub siis kalepurjeka kapten, et tema oskab siis tehnilise poole pealt purjeka peal, on tal küll natukene teistsugune välimus kui siin ülikonnaga. Võrtsjärve külastuskeskus asub siis Tartu-Viljandi maanteel Suure-Emajõe suudmes. Väga hea asukoht on tal nii maismaalt kui veeteed pidi liikudes, on ka teda juba palju üles leitud, aga kutsuksime siis rohkem neid võimalusi kasutama. Et on võimalik tellida lõunasööke, kohvipause sinna, kui tulete veeteed, saate sinna ette teenused tellida. Oleme aidanud nii mõnegi hädalise, kes kajakimatkalt või süstamatkalt tuleb, läbi märge ära külmunud ja nad on väga tänulikud olnud meile. Samuti oleme igati valmis koostööks, nii et asukoht on suurepärane ka siis lihtsalt maismaalt pidi grupiga liikudes, turismigrupiga, et väike peatus teha ja sealt süüa näiteks lõunat. Miks mitte angerjasuppi. Ja siis Võrtsjärve ääres on palju selliseid asju veel, mis siin on ainult mõned märksõnad, mis võiksid tekitada teis huvi. Einuksemäe metsavendade punker, täiesti punker selline, mis asub siis maa sees ja mida talvel on võib-olla lume alt natuke raske isegi üles leida. Aga on seal lavatsid, kus siis saab pikutada, lõkke tegemise võimalus, väga huvitav loodusmatkade korraldajate sihtpunkt võiks see olla. Valma seikluspark, suurim Eesti tehis võiks öelda park. Ja nüüd järgmiseks aastaks on tulemas ka siis teine tasand, et praegu on kasutatav siis kuskil alates 12. eluaastast, aga loodetavasti järgmiseks aastaks saab siis valmis ka madalam tasand siis väiksematele lastele. Linnuvaadusalad, väga suur potentsiaal kevadel ja sügisel siis, Vooremäe puhkeala, Väike-Rakke polder, Valguta polder. Kõik laevatatav veetee, Väike-Emajõe, Õrnejõgi, Tänasilma jõgi ei ole küll praegusel momendil laevatatav, aga on MTÜ Oju Sadam hakkama saamas väga tänuväärse ettevõtmisega. On tulemas veeteede tanklaisimine Võrtsjärve äärde, aga ka siis söögikoht, nii nimetatud kalarestoran, sest toitlustamisega on Võrtsjärve ääres praegu natukene pasin. Ja Võrtsjärve jalgrattaraja kaart on mul siin ka olemas, circa 140 kilomeetrit hõlmab siis täiesti sõidetava ümber järve, et kutsun teid ka jalgrattateid kasutama. Ja muidugi Tondisaar, miks mitte, et paljud süstamatkajad on ka seal teinud oma pikniku ja puhanud ja telkinud, et ka see potentsiaal mööda veedet liikudes nüüd kas tulles Väike-Emajõelt, väike peatus Tondisaarel, miks mitte Järvemuuseum ja siis Suure-Emajõe suudmesse. See oligi nagu lühidalt kõik. Et olen alati igati küsimusele vastama ja igasugustele koostööle, sest palju on selliseid asju, mida mina ei tea, aga millest teie võiksite mind natukene aidata.
tänan.